Tere, hea vaataja. Toots olen. Täna on jälle käes see õnnis päev, kus me avame pakki. Tulnud teine jälle sealt samast, kus kõik eelmised pakidki, eelmised saadetised kaugelt Hiinamaalt. Ja nüüd on siis see mitte just kõige positiivsem saadetis, mis nagu üldrahvale on mõeldud ka kohale meile jõudnud, et ega sealt enam importida midagi sellelaadset ei ole, tuleb osta endiselt edaseid tooteid. Ei saanud mina selle neetud viiruse maale toojaks, aga pakke võin endale maale tuua küll. Aga ilma pikema jututa, siin ta on selline suurem ja pikem isend seekord ja mõeldud on ta seekord siis mitte päris mulle endale, aga teeme selle paki lahti, vaatame, mis sees on ja siis saame täpsemalt rääkida ka, milleks ja kellele ta mõeldud on. Paki peal ilusti kirjad, toote nimi, mis on seekord isegi korrektne, mida ma veel ei ütle. Targemad on juba ära arvanud, mis siin sees on. Tõenäoliselt paki kuju järgi on seda võimalik teha, mitte kõige raskem. Kaalub siin 0,65 kilo, võib-olla isegi on. Võiks olla nagu rohkem isegi teoorias ja 3 euri on väärtus paki peal. Tegelikult maksis veitsa rohkem nagu ikka, aga see selleks. Ja vaatame, mis siin siis sees toredat on, et mullikilet on siin juba tunda läbi paki. Nurgast lahti. Pakkida nad üldjuhul ikkagi oskavad, sellepärast, et kõik asjad, mis mulle seni kohale on jõudnud, ausalt öeldes ei teagi mitmes numbris, et see pakk on, küll ma välja otsin ja selle siis korrektselt ka video nimetuse juurde kirja panen. Pakkida nad oskavad, katki ei ole veel transpordi käigus mul midagi läinud, ehk on see esimene, ehk ei ole, loodan, et ei ole. Ja võtame siit siis välja natuke krõbinat. Jälle see käeliigutus loomulikult, mis on saanud traditsiooniks, läks ära. Mõnusad mullikilet, siin on 2 asja nüüd tühjaks susisenud, aga tundub, et karp kui selline on terve ja siit tuleb välja siis selline sangaga karp, mis siis näitab päris palju klahve ja kirjas on siis mitse. We just do the best, need sai parim asi võetud, we just do the best klaviatuur, mis on mõeldud mitte mulle endale, vaid et kes on asjadega natukene rohkem kursis, siis korra veel. Siis ehitasin lapsele pojale endale arvuti ja siis selle masina jaoks on siis vaja korralikku matt klaviatuuri ka. Palju see 7-aastane ikka trööpab, võtame sellise odavama otsa asja. Ei ole mehaaniline keyboard, täpsemalt siis suht süke tavaline, regulaarne, maksis ta 11,94, vaatan praegu on talle seil, et 11,35, kes tahab endale ka osta, kohe teen pakist asja välja ka, siis saad üle vaadata ja otsustada, et kas on väärt ja proovime ka sutsata see elektri taha. Miks ma selle ostsin? Kohe ma näitan ka. Siin on eelmine klaviatuur, mis siis poisil praegu masina taga on, et see on minu, ma ei tea, üle või eelmine kuskilt jäänud arhiivi, siis kui masina ehitasin, jäi siis kohe mõned jublakad nagu uued tellimata meelega proovida selliseid asju, mis sealt tulevad. Nii et ma arvan, et selline asi trööbata poisile on hea küll esimeseks klaviatuuriks. Ja pakk lahti, vaatame, mis siis sees ka on, et pakk on kergelt lömmis, sest Hiina ja peab olema ja pikk transport ja kusjuures pean ütlema, et ta isegi ei tulnud väga pikalt, ma tellisin selle, vaataks korra huvi pärast kuupäeva, 18 veebruar äkki ja praegu meil on siis märts 29, mõned päevad tagasi sain ta kätte, ei ole jõudnud lihtsalt varem seda lahtipakkimist teha, nii et tuli ta kuskil siis kuu aega, ei ole üldse nagu kurta ja karp on nagu karp ikka. Korra veel kile sees tundub, et kõik on terve, hästi kerge ja plastmassist, selline hästi plastmassine asi. USB otsaga ilusti. Kuidagi hästi kompaktne tundub see klaviatuur, et kui ma panen enda klaviatuuri kõrvale, siis ta on lühem ja kitsam, nii et suht vähe võtab ruumi, aga palju seal väiksel lapsel seda ruumi ikka vaja on, eks see poeme kõik selle taha. Aga lihtsalt, et proovime ära, kuidas ta toimib ja saame teada, et võibolla peab kunagi endale tellima sealt korralikuma mehaanilise nupusüsteemiga klaviatuuri lahenduse, nii et vaatame. Proovime taha ka ühendada, vaatame, kas see on plastmass siin taga.
see tundub nagu selline üsna cheap ausalt öeldes, aga nupud tunduvad hästi mõnusad esialgu. Aga lükkame selle kuskil USB. Vaatame, kuidas me siia vurtsuga taha saame, kas lähevad tuled viled põlema. Noh, ütleme nii, et tundub, et tulitab küll, et läks lausa värviliseks. Backlight siit roheline, punane, läheb siit lillaks üle. Päris vurtsukas näeb välja. Sellise esimese käivitamise kohta ütleme, et pole paha ja teiselt poolt paistab ka valgust läbi. Oi jaa, mis see tegi? Klaviatuur. Kusjuures klaviatuur toimib. Mul on praegu arvutil taga. Ma loodan, ma videot peeti ei keera sellega. See oleks üsna nigel. Üsna nigel. Vaata, kas ta kirjutada ka juba laseb. Ja, plug and play ja töötab ossa. Nupud on hästi pehmed. Kusjuures ma pean ütlema, et selle klaviatuuri nupud on mõnusamad kui mul ära kulunud, mis iganes ta on, Corsair K40 või mis iganes ta on. Nii et täitsa toimib, plug and play, lükka sisse ja täitsa mõnna. Kurat, äkki ma ei annagi poisile seda maha. Okei, ühesõnaga, toimib, töötab ja kes tahab siis linki saada selle klaviatuuri kohta võin anda, ole hea küsi. Ja nii ongi, olemas, toimib. Väga korralik asi. Ja kindlasti, kui sul nüüd see, mis ma rääkisin, natuke meeldis ka, pane like ära, sest mulle like meeldib. Ja kui sulle meeldib see, mis sa nägid, siis on nagu meeldib ja ongi like. Aina lihtne. Vot, aga ega rohkem ei räägigi midagi. Toots olen ja Hiina saab veel kaupa, tuleb veel pakke. Vist.